Tagumine näituse koridor, KGB-st ja NKVD-st üldisemalt, kartser ja ajutiste näituste ruum. Liigu kapist mööda koridori paar meetrit tagasi. Jõuad vasakul oleva ukseavani. See viib tagumisse koridori. Ukseaval on kõrge aste, mis on tähistatud kollase ohutusteibiga. Seistes viimases koridoris, seljaga esimese koridori poole, jääb vasakut kätt koridori diagonaalsesse otsaseina WC. Astu 1,5 meetrit edasi. Pööra paremale. Oled nüüd näituse tagumises koridoris. See on mõõtudega 2 meetrit korda 9. See koridor lõpetab näituse. Seistes nii jääb WC sinu selja taha. Vasakule ajutiste näituste ruum, ametikäigu uks ning kartseri uks koos infotahvliga. Parema seina ääres on metallsõrestik, üldinfoga KGB tegevuse kohta Eestis. 2 maast laeni ulatuvat plastikust kanalisatsioonitoru ning pruunil riiulil olev külaliste raamat. Koridoris liikudes tuleb olla ettevaatlik, kuna paremal pool laes on kommunaalsõlm ning selle kõige madalam koht põrandast on 194 sentimeetrit. Paremalt sõrestikuga seinalt saab lugeda KGB nimetuste muutumiste kohta, NKVD ja KGB tausta kohta. Võrdluseks on lühiülevaade ka Saksa julgeolekupolitsei ning holokausti kohta Eestis ja KGB-st tänapäeval. Liigu parema seina äärde sõrestiku juurde. KGB on erinevatel perioodidel kandnud järgmise nimesid. ČK 1917–22, GPU 1922–23, OGPU 1923–34, NKVD 1934–46, MGB 1946–53, MVT 1953–54, KGB alates 1954. NKVD ja KGB taustast saab sõrestikult teada järgmist. Sarnane organisatsioon nagu KGB eksisteerib pea igas diktatuuris. Organisatsioon, mis vastutab nende inimeste ülesotsimise ning karistamise eest, kes on riigi võimu suhtes kriitilised või kelle valitsev režiim on oma vaenlaseks kuulutanud. Nõukogude Liidus loodi selline organisatsioon esmalt ČK nime all. Stalini ajal sai sellest NKVD, lõpuks aga KGB. Vahepeal jõudis vastav organisatsioon kanda veel mitmesuguseid teisi nimesid. Tihti on need nimed lühendid. NKVD on tegelikult siseasjade rahvakomissariaat, KGB aga riikliku julgeoleku komitee. NKVD ja KGB töötajad olid inimesed, kellel olid abikaasad, lapsed, sõbrad, hobid ja unistused. Ja ometi tegid nad tööd, mis hõlmas inimeste piinamist, surmamõistmist ja vangilaagritesse saatmist. Kuigi asutusega liituti ka ideoloogilistel kaalutlustel, olid paljude jaoks põhjused materiaalsed. KGB sai oma töötajatele ja agentidele pakkuda mitmesuguseid hüvesid. Olgu selleks siis korter või tuusik sanatooriumisse. Agendiks hakati ka hirmust või lootusest sel viisil ise repressioonidest pääseda. Kinnipeetute mälestustest joonistuvad välja konkreetsed isikud. Näiteks siinsetes kongides töötanud vanglaülema abi, keda pika kasvu tõttu King Kongiks kutsuti, või Patarei vangla kuklavolli, kes oli hukkamiste täideviija. Julma piinajana meenutatakse NKVD uurijat Idel Jakobsoni ning Eesti NKVD juhti Boris Kummi. Info juures on 6 fotot. Üks neist kujutab aastal 1990 toimunud meeleavaldust KGB tegevuse vastu Eestis. Fotol paremal seisab Pagari tänava hoone Pika tänava poolse nurga juures 4-5 inimest plakatitega, millest ühel on kiri. Timukad kohtu alla. Kõige tagumine inimene hoiab enda käes Eesti Rahvusliku Sõltumatuse partei lippu. Taustal pargib auto. Astu paar sammu edasi. Järgneb info Saksa julgeolekupolitsei ning holokausti kohta Eestis. Aastatel 1941–1944 kestis Eestis Natsi-Saksamaa okupatsioon. Natside kuritegude elluviimist juhtis Saksa julgeolekupolitsei.
millele allutati eestlastest moodustatud Eesti julgeolekupolitsei. Kuigi okupatsioonivõimud represseerisid ka eestlasi, olid natside kuritegude peamisteks ohvriteks juudid ja roomad, kelle puhul ei olnud olulised ei nende teod ega meelsus. Saksa okupatsiooni ajal mõrvati pea kõik Eestisse jäänud siinse juudi kogukonna liikmed ning enamik kohalikest roomadest. Lisaks kohalikele inimestele toodi Eestisse ka mujalt Euroopast tuhandeid juute, kes kas lasti maha Kalevi liival või hukkusid mitmele poole Eestisse rajatud sunnitöölaagrites. Nii Natsi-Saksamaa kui Nõukogude Liit mõistsid karmilt ja avalikult hukka üksteise kuriteod. Saksa okupatsiooni ajal karistati surmanuhtlusega Nõukogude kuritegude toimepanijaid, näiteks NKVD-lasi ja hävituspataljonide liikmeid. Nõukogude Liit aga mõistis sügavalt hukka natside kuriteod, nagu Klooga koonduslaagris toime pandud massimõrva. Hoolimata loosungite erinevustest olid kaks režiimi oma kuritegude julmuses teineteisele väga sarnased. Siin majas tegutses Saksa okupatsiooni ajal eestlastest koosnev vabatahtlik relvastatud organisatsioon, Omakaitse. Ka omakaitseüksused osalesid holokausti kuritegudes. Info juures on foto Klooga koonduslaagri massimõrvast tapetud juutide riiete ja toidunõudega. Eestist taganemisel tapsid natsid laagris olnud juutidest vangid, kokku üle 2000 inimese, kes põletati suurtel tuleriitadel. Foto. Eesti ajaloomuuseum. Uduse foto esiplaanil on lagendikul ebakorrapäraselt maas riideid ja toidunõusid. Pildi keskmest vasakul seisavad umbes 11 inimest. Nendest enamus on mundris, erineva auastmega sõjaväelased. Teistest eristub musta riietuse, heleda habeme ning suure ladina ristikujulise kaelakeega kirikuõpetaja. Inimeste taga kaugemal on mõned kuusepuud. Astu paar sammu edasi. KGB's tänapäeval kuuled järgmist. Siin majas toime pandud kuriteod on ajalugu. Majast aadressiga Pagari 1 on saanud uuesti peen kortermaja Tallinna kesklinnas, nii nagu esialgu plaanis oligi. Eesti on aga taas vaba ja demokraatlik riik, kus inimestel on õigus ka oma riiki kritiseerida või selle üle nalja heita, nagu ühes vabas riigis peabki olema. Hirmul ja vägivallal püsivad riigikorrad ning nende teenistuses olevad repressiivorganid ei ole paraku maailmast kuhugi kadunud. Nii nagu teise maailmasõja järel sai NKVD-st KGB, on KGB uuesti nime vahetanud ja tegutseb tänapäeva Venemaal ning Venemaa poolt okupeeritud Ukraina, Gruusia ja Moldova aladel edasi FSB, Föderaalse julgeolekuteenistuse nime all. Valgevenes ei ole KGB ka nime muutnud. Rahvusvaheline inimõigustega tegelev organisatsioon Amnesty International on oma 2024. aasta raportis välja toonud näiteks Hiina Rahvavabariigi tegevuse oma kodanike represseerimisel ja kontrollimisel, sealhulgas uiguuride vastu toime pandud laiaulatuslikud inimõiguste rikkumised. Sama Amnesty International raport toob välja teisigi näiteid jõustruktuuride toime pandud tõsistest inimõiguste rikkumistest. Olgu nendeks siis meeleavaldajate vangistamine ja piinamine Iraanis, valitsuse suhtes kriitiliste isikute terroristidena hukkamine Saudi Araabias või Palestiina tsiviilelanike tapmine Iisraeli politsei poolt okupeeritud Palestiina aladel. Seda nimekirja saab veel pikalt jätkata. Ka demokraatlik riigikord ei pruugi pakkuda kaitset riigipoolse vägivalla eest. Väljendugu see siis rahumeelsete meeleavaldajate vangistamises, politsei vägivallas või varjatumatel viisidel näiteks mõne ühiskonnagrupi vastu toimepandava vägivalla eiramises ning vaikiva heakskiiduga sellele kaasa aitamises. Milline on olukord sinu kodu või sünniriigis? Kas sa võid oma riiki ja selle valitsejaid kritiseerida ilma repressioone kartmata? Kas tänaval politseiniku nägemine tekitab sinus turva või hirmutunnet? Kas siit näituselt on midagi puudu või just üleliia? Jaga oma mõtteid julgelt külaliste raamatus. Astu paar sammu edasi ja pööra paremale. Nagu eelnevalt mainitud, asub külaliste raamat tagumise koridori parema seina ääres. See peaks nüüd sinu ees olema. Raamat on roostekarva riiulil umbes naba kõrgusel. Raamatu peal on pliiats. Siin koridori lõpus sinust vasakul on hall plekiga üle löödud uks. See uks on ühtlasi ka näituse lõpuks.
nimetatud uksel on hoone keldri osaline plaan, millel on ka kunagised ülejäänud kongide asukohad.